räägivad armastusest. Tere õhtust! Me oleme jõudnud sarja Mehed räägivad armastusest kõige viimase saateni. Ja minu esimeseks külaliseks täna on mees, kes omal ajal võis kelkida korraga 8 pruudiga, aga viimased 8 aastat on ta aru saanud, et mida vähem, seda parem. Tere tulemast meie saatesse näitleja Arvo Kukumägi. Tere Kuku! Jõudsin ära oodata. Selles saatesarjas pole mitte keegi veel mu kätt sudelnud. Mõnikord küll teisi kohti, aga kätt mitte kunagi. Nii et suur tänu selle eest. Kuule, kui ma juba sellise intrigeeriva alguse peale välja läksin, siis ma arvan, et vaataja õigustatult tahaks teada, mida tähendab siiski 8 pruuti korraga. On sul see lugu meeles? Viru tänava ja suusamütsidega? Jaa, mul on see lugu meeles, et oli minu elus niisugune periood, kus ma tahtsin läbi naiste ennast surmata. Et see oli võib-olla väga omakasupüüdlik, aga nii see oli. Et see ei puuduta sugugi mitte seksuaalsust. Et ma olin 5 neist olid abielunaised, kellele ma olin rohkem nagu hingeabiks. Nad rääkisid sulle oma probleemidest? Nad rääkisid mulle oma probleemidest ja eks ma kuulasin ja püüdsin nende nagu vaevasid leevendada ja silitada ja silitamine ja paitamine ja kes meist vajaks ellust, eks ole, et kõik käis nagu asja juurde. Et ainult üks nendest oli üks nendest neidudest või naistest oli see, kellest ma olin nagu, ütleme, et küllaltki sisse võetud. Ja siis ma tegin endale ka niisuguse puhkuse, et põgenesin taga ära Napolisse, kus ma olin õnnes 3 nädalit. Oota, mis aastal see kõik toimus? See oli, ütleme, vast 9 aastat tagasi. Nii, eks su elukaaslane Marit ju praegu kuuleb ja arvestab, nii et 9 on õige number, ma arvestasin kaasa. Aga need 8 suusamütsi, või naisi oli 8, suusamütsi oli vähem. Story oli siis selline, et kuna pruute oli korraga 8, siis ta läks, kui ta kõndis läbi vanalinna, näiteks Viru tänaval, tal oli kaasas mitu suusamütsi, siis iga 200 meetri tagant vahetas neid, et naised ära ei tunneks. Ja selle aja kohta sa oled ise öelnud niimoodi, et need naised sõid su läbi. No, kas nad just sõid, eks ma sain sealt ka rikkamaks. Et ükski suhe ei ole ühepoolne. Kuku tuli just mõni päev tagasi Värska sanatooriumist ja sa olid seal kohutavalt pikalt ju. Ei olnud, ma olin 2 nädalit ainult seal. Nii, 2 nädalit, nii. Ma ei ole olnud kordagi elus ei sanatooriumis, ei spaas. Räägi, nüüd kus aasta hakkab lõppema, sina vedelesid 2 nädalat nendes vannides ja ma ei tea, saunades, sul oli nii palju aega mõelda, seal ei ole ju mitte midagi muud teha. Ootad, kui sind kinni mätsitakse, ma ei tea, kivide ja kristallide ja mudaga ja muud kui mõtled. Kas sa võtsid kokku selle lõppeva aasta või jõudsid ka kogu elu peale mõelda? Seal oli suhteliselt vähe aega, õhtud olid ainult nagu enda päralt. Ja seal käis ka kõvad peod olid seal baarides, millest ma ühestki osa ei võtnud. Ma mõtlesin, et see on ikka raviasutus. Ja ei, see on ka, seal sa võid ka lõbutseda, kui sa tahad, et võid seal tantsu lüüa, seal käivad ka 80-aastased. Vaatad sa mulle sellise lohutava näoga, et okei, Maire, see on ju sinu koht. Olen nüüd mõistlik. Ma sain aru, et... See on minu koht.
Kuule, ma olen saanud juba pikemat aega aru, et sinu lõbutsemised on lõbutsetud. Sinu lõbutsemised piirduvadki nüüd ainult mudavanniga. Ei ole. See ei ole sugugi nii, et ma tunnen, et ma olen võimeline iga päev veel armuma, tekitama endas armumise tunde. See ei pruugi alati olla just nimelt naisterahvas. Ma olen sellest lugenud, et see võib olla ka mingi rohulible või konn või takjas. Ükskõik, see võib olla talleke, see võib olla kutsikas, see võib olla mu enda koer, kellega ma tihtipeale võin pool tundi juttu rääkida ja ta saab must aru. Kui ma helistasin sulle esimest korda ja kutsusin sind sellesse saatesse, siis sa ütlesid mulle ühe lause. Aga miks just mina? Ma ju armun nii raskelt, aga ma ei uurinud, ma ei täpsustanud, mida see raskelt tähendab. Kas see raskelt selles mõttes, et kui sa juba armud, siis sa sellest välja ei saa, või see tähendab, et nii harva? Ei, ma armun iga päev, ma arvan. Ja see on küll raske, jah? Ma ei suudagi niimoodi elada, et igas päevas peab mul olema mingi hetk, kus ma olen kellessegi või millessegi armunud. Ühesõnaga? Jaa, mul oli... Kas sa said tervemaks ka või? See oli ju eesmärk, jah? Ja loomulikult ma sain, mul on palju kergem nüüd astuda ja istuda, et ma ei ole mingi polkovniku lesk, ma ei taha oma haigustest rääkida. Ega me ei hakkagi haigustest rääkida. Me räägime täna ikkagi armastusest ja suhetest, aga vaata, kui on tervis läbi, no siis on ju armastusega asjad ka, ütleme, hädised. Ei ole. Seepärast, et armastus, see käib ikka rohkem hinge kaudu, mitte ainult sel koro kaudu, mis mul natuke vaeva teeb. See on niisugune hinge asi. No kui me räägime nüüd sinust ja sinu armumiste ajaloost, et sina, kes oled raskelt armuja, on sul meeles mõni selline armumine, mida ka täna võiks siin meenutada? No neid on mitte üks olnud, neid on ikka väga-väga palju. No ka alusta ühest. Anne Veesaares sa olid erakordselt armunud. Te pidite abielluma. Sa magasid selle perbüröö aja lihtsalt sisse. Ja mis siis? Ei, no ei olegi midagi, noh. Ja saatus tahtis nii ja ma ei nuta, ma ei vaata tagasi, ma vaatan ikka edasi. Et ikka veel ei ole küll või? Ei ole. Nii, aga räägi mõnest armumisest, mille peale, ma ei vaata tagasi, mis on nagu aitas sind selles mõttes, et tegi elu ilusamaks ja rikkamaks? No armumisi ja sinna päris sügavusteni ja saladusteni jõudmisteni on väga erinevad teed. Mõnikord on tõepoolest niimoodi, et ma olen oma elus näinud, kuidas välk lööb puusse. Vot nii jämedasse vahtra puusse ja tast jäävad ainult pilpad järgi. On ka niisuguse armumisi olnud, et kus pilgust, kus ma näen neid niiskeid meelaid silmi ja mulle sellest piisab. No võib-olla ei pruugi seda välja näidata, aga siis tekib mu sees tulekahju ja siis ma põgenen. Ja see võib sinna paika jääda, aga see arm ei kao, see armumine ei kao kuskile. See tuleb aastakümnete pärast ka veel tagasi su unenägudes, su õhtustes unistamistes, su vannis on väga hea unistada, mulle väga meeldib vannis käia. Ja näituseks on elus juhtunud niisugune asi, et mina olen vannis ja unistan ja mõtlen ja äkki tuleb vanni tuppa, istub vanni serva peale, ütleme nii, üks haldjas ja ta tuleb hõbelusikaga ja tal on taldriku peal musta kalamarjaga avokaado ja ta toidab sind sellega. Sina pikutad vannis ja ta annab sulle avokaado. See on märk tantsule ja veelgi enamat. Sa oled alati tantsud kõik vastu võtnud, kui sind on palutud? Jaa, loomulikult ma arvan, et ma olen viisakas inimene ja... Härrasmees naisele ära ei ütle? Ei ütle, jah. Seepärast,
et see, sa võid enda peale koguda selle naisterahva halvakspanu ja viha, et see ei maksa mulle midagi ja ma võin, no nimetame seda siis armastusväärselt, aga tantsida ja vestelda ja miilustada ja no samas oled sa öelnud, et kuna sa oled täpselt, kuna sinu iidol on Keith Richard ja et te olete täpselt ühte tüüpi, kuigi sa ei ole teda iialgi kohanud, aga et selline, te näete ka välimuselt ühesugused välja, aga et põhimõte on siis see, et lõhkuda ja laamendada ja ennast tegelikult hingeliselt laostada, et see ei ole mitte mingi kunst. Sa ütled küll praegu, et see ei maksa midagi, tegelikult see maksab. Ei. See ei maksa midagi, see ainult rikastab sind. Okei. Võtan siis ma hakkan nagu asju teise pilguga praegu natukene vaatama. No vot, jaa. Et võib-olla laseks ka ma kiirema tempoga, traaviks veel edasi vanusest hoolimata. Loomulikult mitte, issand, sul on ju terve pikk ja, on küll, jah. Pikk ja rikas ja kirglik elu veel ees. Jaa, muidugi. Ütleb inimene, kes on minust 5 aastat noorem, eks ju. Muide, sul oli augustikuus ju 55. juubel. Kas sa tahad öelda, et nüüd on ometi käes see aeg, kus on mõistus on sul pähe tulnud? Ma ei ole. Aga kogemata ma väga vähe vaatan televiisorit, aga vaatasin, kas oli see eila või oli see üleeila, kus akadeemik Hando Runnel ütles, et juubelid peetakse ainult 50-selt ja 100-selt. Ja akadeemik on kirjutanud niisuguse vemmalvärsi. Tööle tibukene, kulbi juurde kabukene, manna kreem ja õllevaht, mina armastan neid kaht. Su rinnad on kui moorapäed, kui kuklikesed, kuumad hääd. Su puusad on kui pastilaa, ma näppe lahti neist ei saa. See on kalambuur, et see ei ole päris armastus. Loomulikult, aga kuna sa oled ilma häbenemata ja varjamata kirjutanud või rääkinud ajakirjanikele tihti iseendast ja öelnud, et sulle meeldivalt kuldrenetid, mulatitarid. Istutada kuldrenetti. Nii, aga õunad ise ka ju. Ma õunu ma ei saa süüa, mul on magu liialt happeline. Nii, aga mulatitarid? Väga meeldivad. No? Mulle meeldivad valged naised, mulle meeldivad üldse kõik Nende naised. jaoks on sul maahappe täiesti korras. Ja väga. Kõik on korras. Et pole probleeme. Nii, aga ma lugesin ka kuskilt ridade vahelt. Mida? Et viimased 8 aastat oled sa olnud truu oma Maritile. Kuidas see juhtus? Füüsiliselt küll vist, jah. Kas füüsis ei tule enam järele või? Mu füüsis on liiga hea. Ole nüüd ikka. Ma ei taha ennast kiita, aga väga jäpu ka ei ole. Mis siis, et ma olen niuke närv võin välja näha sinu mõel. Sa murrad teiste asjadega, silmavaatega eelkõige? Vaevalt küll. Vaevalt, et ma sellega nüüd murran. Ma ei ole kunagi kedagi murdnud. Mina ei ole oma elus mitte ühtegi naist valinud. Ma ei ole kellegi kätt palunud. Ma ei ole kedagi maha jätnud. Mind on valitud, mind on maha jäetud. See on nii nagu loomariigiski. Mitte kunagi ei vali isane emast, vaid see on vastupidi. Et sa võid väga armund olla, nii hullult armund, et ei saa süüa, juua, magada, oled hull, trambid ringi, midagi ei ole teha, nutad, naerad kõik koos, sa võid kukkuda selle armunu magamistuppa läbi lae ja mitte midagi ei juhtu. Aga miks on siis üks noor kaunis näitlejanna on sinu kohta kirjutanud või öelnud sinust rääkides, et Kukus on ühendatud liblikas ja metsaloom. Nii et millal see loom siis välja tuleb? Iga päev. Muidu oleks mõtet nagu edasi elada, siis ma teeks hõbedasest süstlast endale süsti. Muide,
et ajada asja veelgi metsikamaks, Jaa. jätsin meelde ühe sellise tsitaadi, mida Kuku on öelnud. No üldiselt olen ma muidugi viimasel ajal väga truu mees, aga aeg-ajalt tuleb küll himu mõnel noorel hirvel kõrvust kinni võtta ja ta verest tühjaks imeda. Hommikul pühin jälle huuled pohlavartega puhtaks ja lähen minema. Kihvad. Minu arust ei ole siin plaksutada mitte midagi. Meie ees istub murdja, te peaksite teda kõik kartma, aga mitte plaksutama. Vaata, missugused on naised. See on kurb, aga mõnikord võib niuke himu peale tekkida, et kuigi seda ei saa nagu üks ühele ja tõsiselt võtta, see on rohkem kui minu kalambuur. Et teinekord tekib tõepoolest tahtmine, kui sa oled väga suures masenduses. Eriti sügiskuudel, et nojah, lasta olgu Õnneks me oleme juba talve välja jõudnud. Nii et nüüd on juba selline valge aeg, veri lume pealt paistaks välja, kisked muutuvad ja vampiirid tagasihoidlikumaks, peedavad oma jälgi. Ma loodan, et lapsed ei vaata meie saadet, jumal, need hakkavad ju kartma ju. Aga noh, kuna tegemist on viimase saatega ja ma mõtlesin, tead, miks ma tegelikult sind siia kutsusin? Noh, ei teagi. Tänane saade on niimoodi, et kui näiteks terve see saade on nagu üks selline dokk, siis ühe doki otsas on selline halb mees ja teise otsas on head mehed. No et ühesõnaga, et Eesti naine näeks, kui missuguse skaala ulatuses me oleme siia inimesi kutsunud. Mitte halb selles mõttes, et sa inimesena halb oled, aga lihtsalt sa oled selline ürgmees, kellel on tegelikult õrn hing, aga mõtted on tal metsikud. Ei tea, võib-olla küll, seepärast, et mulle sugugi ei sobi see sõna eesti keeles armastus, veel enam soome keeles rakkaus, see oleks nagu lõhuks puid. Et isegi lätlased on palju ilusama väljendisi või sõna selle jaoks välja mõelnud. Estevium milu. Je t'aime, amour. Tegemist on polügloti ja mehega, kes armastab reisida, sest reisidel kohtab ju naisi. Miks ei? Alles käisin hiljuti Inglismaal ja Britannias õigemini. Londonis olin küll vähe aega, aga kui sa vaatad Oxford Streetil, vaatad väga stiilseid mulatitare, kui välja peetud, kui väärikad nad on, siis on suu ammuli nagu kurdi kevadisel kannal ja sa ei suuda liigutada oma jäsemeid ega jalgu. See ei ole armumine, vaid see on imetlus. See on imetlus. Ja üleüldse ma imetan kõiki naisi, olenevalt nende parameetritest. Ja mul on juba lapsest peale olnud, ma olen olnud tütarlaste lemmik millegi pärast. Sa oled ju ka stiilne. Ma ei ole, ma olen tavaline lihtkolhoosnik. Teeme selle kolhoosnikule aplausi ja siis vaatame ära selle videoloo meie keskmisest Eesti mehest Tõnisest. Mis on? Issand, Inga. Ma ei tundnud äragi. Uskumatu, mis tal viga on. Näoga midagi. Tal on meik. Issand, mitu kilo seda seal on. See peab vist pidulik olema. Mis mõttega nad ennast mökerdavad, nagu nii peseb õhtul maha. Ei saa aru. Kas panen selle kleidi? No, mis ma ütlen? No, täiesti ükskõik, las paneb. No, saab sellest teemast lahti. Kuhu ta üldse läheb sellises sõjamaalingus? Või panen selle, kumma ma panen? No, mida ma ütlen? No,
Nooremana ta ei küsinud kunagi siukseid asju. Nooremana, ega tal praegugi viga ei ole, kui niimoodi vaatama hakkad. Mida sa vaatad? On seda kleiti üldse vaja. Kellega ta siis nüüd välja läheb? Kuhu sa siis nüüd minema hakkad? Sinuga teatrisse. Selle sama lõppenud loo valguses ma tahaksin sinu käest küsida, kas sinul on aastatega naiste vastu sellised nõudmised muutunud ka? Ei ole. Ka atraktiivsus üle kõige. Ainult ühe märkuse ma olen lugenud, kus sind naised üldse ei huvita. See on siis, kui sa oled kas võtteplatsil või siis teatrilaval, et siis tuleb ära unustada nii naised, lapsed, viin kui muusika. Nii ta on, aga kuklas peab sul olema, südames, hinges peab sul olema alati armumistunne. Et ilma selleta ei sünni mitte midagi. Kui su silm ei tööta, mis on nägude tegeja ameti puhul kõige tähtsam element. Läbi silma sa saad kõike edasi anda. Vaatad korra Al Pacino silma ja ta ei pruugi ühtegi sõna rääkida, sa saad kõigest aru. Või sa vaatad Nastasja Kinski õrnalt märgi meeleid silmi või siis Meryl Streepi silmi Madisoni maakonna sildades. Palun, siis sa armud. Kuku, kas ma võin välja pakkuda, et sinu kõige suurem armastus inimeste vastu on olnud sinu armastus sinu isa vastu? Nüüd, kus aasta hakkab lõppema, ma pean tänases saates küsima kõige raskema küsimuse. Sina armastasid väga oma isa. Sinu isa armastas väga sind. Ma isegi arvan, et ta hellitas sind ära. Ja nüüd tuleb see küsimus. Sul on 4 last, 3 naisega. Kas sul mõnikord sellepärast ei ole valus, et sa oled nendelt 4 lastelt või lapselt ära võtnud selle võimaluse, et nemad saaksid sinu vastu tunda samasugust tunnet, nagu sina tundsid oma isa vastu? Mina ei ole seda võimalust neilt ära võtnud. Alles mõne päeva pärast ma lähen oma kõige vanema tütrega, kes on mulle 2 toredat lapselast soetanud, lähen teatrisse näituseks 3. korda Andrus Kiviräu tükki vaatama Kevadisne luuts. Mul tuli see isa jutu veel pisar silm. Muidugi, sest sa rippusid isa küljes ja isa rippus sinu küljes ka. Ja ma lihtsalt mõtlen, et ka sinu lapsed oleksid tahtnud rippuda sinu küljes, aga neil ei olnud seda võimalust, sest sul oli karjäär ja armastus ja terve maailm ja universum oli tähtsam. Muide, on veel aega ümber mõelda või vähemalt suhteid muuta? No suhted on normaalsed, suhetes pole midagi häda. Näituseks ühe mu ametliku abikaasaga on mul suhted tunduvalt paremad kui koos elades. Me mõistame teineteist palju paremini, me saame läbi. Ja oma kõige noorema tütrekesega, keda ei kõlba enam põlve peale võtta, kuna ta saab kohe 17 aastat vanaks. Ta on mu kõige noorem laps. Hoopis teisel tasandil on praegu meie suhted. Mida sulle on andnud 8 aastat ja 8 aasta pikkune suhe Maritiga?
Kas see nüüd lõpuks oli see naine, kelle sa tundsid 47 aastalt ära, et üks suhe on parem kui palju? Ma ei tea, mis toob homme. See on saladus. No kui sa võid ju praegu aasta lõpus nagu kingitusena Mariti kohta öelda, et jah, ta on olnud erakordne naine minu elus, sest ta on kõik välja kannatanud. Ja on minuga väga raske koos vangrit vedada, pärast ma tihti peale pean teisele poole, et see on mu loomus, ma ei saa seda murda, see on mu ego, üliego. Aga mina sõnastaksin selle sõna ma olen nõus ütlema selle väljana armastus, et see on niisugune imepeen ämbliku kootud niit või siis sidiussi kootud niit, mille ühes otsas on unistused, põlemine, kirg, himud. Aga selles teises otsas on fakt, reaalsus, olme. Ja kui see olme, see fakt, see reaalsus ei suuda ära süüa neid helli asju, siis see ongi armastus. Siis võib-olla defineeriks selle nii, et see on armastus. Kuku, ma tänan selle suurepärase etenduse eest täna ja ma usun, et me nägime sinu hinge ja meie unistus, Eesti inimeste unistus on see, et näha sind veel kinolinal või teatris. Ju võib näha juba õige pea jälle. Suur tänu. Ära palun kuhugi veel mine. Me kuulame ära Koit Toome teise laulu tänases saates. Miks mitte?